Tere! Meil on teile 37 küsimust, kas te olete valmis? Jah, ma arvan. Alustame. Esimene küsimus. Kes te olete ja mida te siin teete? Kumb alustab? Sa võid alustada. No, tere, ma olen Mart. Ma käisin koolis. Olen õpilasesinduse president olnud, enam ei ole kahjuks. Aga noh, muidu ma peaksin ennast üsna aktiivseks. Olen taaga või? Oled jah, üpris aktiivne. Ma ütleks ka, et ma olen päris aktiivne. Ma ongi õpilasesinduses ei ole, aga... Noh, kuidas sa siis aktiivne oled? No, ma natuke ikka olen. No jah, okei. Väga tore. Teine küsimus. Kas te oleksite nõus näitama meile oma koolimaja? Miks ka mitte? Nii. Siin on üks meil väga tore õpetaja. Ja me küsiks teilt ühe küsimuse. Üks asi, mida sa pead kindlasti... Oi, ma tulen siit. Nii, gümnaasiumis teadma on kuidas käänata kontsertide või kontsertide. Kuidas see käib? See oli mingi tontide asjadega, et kuidas see... Jah, õige on siis kontsertide, ehk siis kui sa mõtled sõnale tont, siis on tontide, ehk siis häälikud on täpselt samad. Algul on tugev tee, pärast on nõrk tee. Et jah, see on hea, kui see meelde jääb, aga õnneks õpetaja kordab. See on Merli Paasik, nii et teil väga veab, kui te eesti keele õpetajaks tema saate. Aga olgu, liigume äkki edasi. Aitäh! Nii. Miks otsa künd? Ups. Miks siin nii vaikne on? Miks siin? Noh, esiteks tund käib ja siin... No hetkel jah, tund käib, aga tegelikult siin... Koolikella ka ei ole meil. Noh, koolikella seda ei ole, nii et sellega peate harjuma. Peate teadma, milline nagu aja või noh, graafik siin on. Aga noh, te olete suured inimesed, nii et me teame, mis kell tund lõpeb, siis läheb. Huvitav, aga kuidas te aru saate siis, et tund läbi on, kui kella pole? No, kõik teavad tundide algus- ja lõpuaegasid, nii et kõik 70 minutit oled tunnis ja siis on tund läbi. Ja nagu kellad on igas klassis olemas ja ka õpetaja väga nagu ei hoida kinni tavaliselt. Väga tore kuulda. Järgmine küsimus, et kas on koolis on nutikad inimesed? Kas teil on hea tehnoloogia varustus koolis? Kuidas teil sellega on? No juba näha siin meil filmitakse hästi uhke kaameraga, et see on juba märk, et meil on siin hea tehnika värgi. Aga meil on ka väga võimsad arvutiklassid ja igas klassis on puutetundlik tahvel ja mingi õpetajad on ka väga professionaalid. Aga siin, võt, me jõudsimegi siia arvutiklassi juurde. Nii, et äkki lähme sisse ka. Keegi ei taha vist, aga... Järgmine küsimus. Tuli välja, et neil on eksam. Keeruline ka 70 minutit seda laua taga. Nagu näha, siis nemad ja 75 minutit. Meil on väga palju liikuvaid tunde. Aga no ei tegelikult, me algul ka arvasime, et kui me siia kooli tulime, et 75 minutit, no mis asja, et nii pikalt peab ootama, aga tegelikult nagu harjub ära sellega. Kas te olite pahad õpilased, et teid tunnistada äkki või? Ei, meil on õppides nõun ennast. Mis te teete seal tunnis? Meil on rollimängud praegu. Okei, aga mida see tund nagu teile annab üldse nagu? Õpetab käitumist ja... Anna meile enda teadmist. Kas te olete saanud seda enda teadmist? Teate, kes te olete nüüd? No siis on väga hästi ju. Siin on ka trepikohad, kus saab sellised kiireid sööste teha erinevatele korrustele. Alati ei saa käia suurest trepist. Nii, see oli väga põnev näha, et kõik tunnid ei ole istudes. Järgmine küsimus, kas te tunnete siin majas kõik õpilasi ja kas õpilased saavad läbi oma vahel hästi? Sa tunned kõiki või? Ma arvan, et ma ikka tean peaaegu kõiki. Nägusid on kindlasti, nimesi võib-olla ei oska öelda. Jah, et tegelikult nagu kuna siin gümnaasiumis nagu meid ei ole väga palju, siis põhimõtteliselt Day 2. me oleme nagu kõik üks suur ühtne punt, et me saame väga hästi läbi üksteisega, et sellist... Vabandust, ma segan, aga kas te tunnete siin mingit särtsu? Võib-olla natukene, aga võib-olla sellepärast, et siin on füüsikalabor ja vaata, siin on nagu väga tihti, ma pole siin käinud, sest noh, füüsikat ei tegelikult ma oskan, aga nagu võib-olla võiks paremini. Aga meil on nagu siin Saku gümnaasiumis ka väga palju suured laborid, kus saab erinevaid katseid teha. Day 3. Aga siit laborist saab otse ka minna füüsika õpetajaklassi ja nii, et vaatame, äkki ta lubab meid enda klassi, et lubab.
lubati sisse. Tere! Tervist! Siin käib praegu füüsikatund, aga meil oleks õpetajale ka üks küsimus. Ja ma kuulen. Kas te pauku ka oskate teha? Nagu, kas füüsikatunnis tehakse mingit suurt pauku? Aha. No tavaliselt ikkagi nii keemia kui füüsikatunnis küsitakse, et kas oskad, aga ikkagi see on keemia eriala. Meie teeme pigem masinaid, mis ei tööta. Et keemia teeb pauku, füüsika teeb masinaid, mis ei tööta. Day 4. See on meie puhkenurk. Või siis Taugo kasutas seda ka magamiseks. Üks hommik ta magas siin 2 tundi reaalselt. Ma olen siin maganud päris pikalt, jah. Aga jah, nagu te näete, siis meil on siin palju kotttoole, siis siin saabki mõnusalt niimoodi chilli. Järgmine küsimus, aga mis need siin teie kõrval on? Need on meie koolikapid. Igaüks sai oma numbriga võtme, millega ta saab oma kappe avada ja siin oma asju hoida. Need nagu üks põhjus, miks tulla siia gümnaasiumisse, on koolikapid ja need on uued ka. Me ootasime neid 3 aastat, aga jõudsid kohale. Mida me hoiame või? No, kas sa hoiad midagi, Taugo? Mul on mõned raskemad õpikud võib-olla, mida võib nii tihti vaja ei lähe ja aga muidu väga mitte. Noh, ei, osadel on nagu kapid tühjad, ma usun, aga nagu mul. Aga need, kes tulevadki kaugemalt, kel raskem nagu koolikott võib-olla, et siis nad saavad oma asju seal hoida. 1 eternity later. Ja üks hästi oluline labor, mis meil siin ka veel on keemialabor. Täitsa eraldi labor, et võib-olla osades koolides peab nagu teooriaklassiga ühes tegema neid katseid. Aga jah, siis kui on mingi katsete tund, siis tulevadki õpilased siia, saavad erinevaid katseid teha. Aga kas keemias tehakse pauku? Siin laboris võib pauku saada küll, jah. Minu meelest isegi õpetaja on teinud. Oleme küll teinud ja väga efektseid ja ägedaid katseid siin. Üks keemia küsimus veel, et mis teie lemmikelemendid on? Oota, nii. Mis on kõige? No ma arvan, et kuld. Või siis... Sa näitasid plaatini. Ei, ma kuld on... Oota, kus oli just siin? Kuld. Ja siis hõbe ka. See on nagu, need on ilusad. Ja need on asjad, mis ma tean, mis nagu olemas ka on. Teisi ma pole näinud. Lähme nüüd edasi. Ma ei oska öelda oma lemmik. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ohoh, siin on meie... Sellest on mingi õpilane. Lauad, siin saab õppida, korrata, vaba ajal. Ja siin nagu neid puhkenurkas on ka, aga küsime äkki õpilaselt ka natuke, et mis on nagu esimene asi, mis tuleb sulle meelde, kui sa mõtled Saku gümnaasiumile? No, ma arvan, et esimesena tulevad mul meelde üritused. Eriti Eurovisioon, sest et seal on see õpetajate asi, õpetajate enda show, see on mu lemmik. Et lähme vaatame nüüd siis üle, kus meil need suured üritused ja show'd toimuvad kõik. Ja siin suures saalis kohe on meil neid ikka toimunud. Nii, aga... Ei ma sattu hätta ja ükski neiu jätta, mind ei enam saa. Oi, tere! Tere! Kas me saaks kiiresti teilt ühe küsimuse äkki küsida? Jaa. Et millist koolisündmust meie koolijuht kõige rohkem ootab? Oi, neid on palju. Aga praegu ootame kõige rohkem koolimuusikali, mis on meie kooli tõeline hitt. Väga hea vastus, aitäh! Ja kuulge, me saamegi kohe minna küsima kõrvalt klassist, kas seastes see muusikal üldse toimub. Ja ükski neiu jätta. Nii, aga lähme vaatame siis, mis Inga räägib meile, et mis sellest muusikalist saama hakkab. Jah, lähme küsime. Mul on... Tere! Tervist! Õpetaja Inga, meil on teile 2 küsimust. Jaa, kuulan. Kas see aasta muusikali ka saab? Ikka saab, loomulikult. Aga 2 viimast aastat on ära ja... Peab tulema, nüüd peab tulema. Ma arvan ka, ja siis mind ja noh. Ja üks küsimus on, et mida te soovitaksite tulevastele Saku gümnaasiumi õpilastele? Et kuidas siin paremini hakkama saada ja kuidas üldse siin on? Ellu jääda? Jah. Tuleb ise tegelikult ikka süsteemid luua, ma arvan. Tuleb õppida, tuleb vaeva näha, tuleb ka loominguliselt läheneda asjadele. Ja kindlasti tuleb koori tulla. Several song-filled hours later. Ja meile meeldib kunsti ka teha, kui sa siit kiiresti nagu... Ja siin samas klassis toimuvad kunstitunnid ka. Ja et siuke kaunite kunstide klass on meil olemas.
et jah, meil on kõik siin olemas. Liigume edasi. Õpetaja Aitäh, õpetaja. Nii. Väga tore. Aga mul on üks küsimus, et mis värk nende kuulsate WC-dega on? Mulle väga meeldivad, need on puhtad ja ma nägin, et meil on siuksed ilusad vetsud, siis see oli ka kindlasti üks asjadest, miks ma tahtsin siia tulla. Nagu... Jaa, siuksed nagu täielikult luksuslikud, vaatame kõik üle siin. Oi, Jesus! Tere! 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 Meil on teile ka üks küsimus, et miks need vetsud siis nii ägedad on? No, minu lemmik osa on see, et seinadel ei ole Among Us karaktereid või siis muud teksti, dialoogi. Muidugi tuli läheb ise põlema. Pea käsi kasutama. Ja vett on ka. Ja siin on nagu need karakterid ka veel, et kuhu keegi võib nagu minna, aga vahepeal võib sassi minna nagu. Kohati kui vetsud on täis, siis võib minna sinna kuhu. Okei, aga nüüd me oleme jõudnud ühe kõige legendaarsema õpetaja juurde, kelleks on meil Raigo Loide. Tere, õpetaja Raigo. Tere, Raigo. Meil on teile üks küsimus, et te olete üks Saku Gümnaasiumi kõige legendaarsemaid õpetajaid, et kuidas te selle au olete välja teeninud? See on kahtlemata huvitav küsimus, aga seda ei peaks minu käest küsima, ma arvan. Seda peaks küsima pigem siis... Aga mis on teie arvamus? Kes tiitli on? Miks te arvate, et te olete nagu sellise taseme saavutanud? Kas on tase? Et te olete nii legendaarne. Kõik teavad teid. Kõik teavad teid. Lihtsalt ma annan kõigile klassidele tunne. No see on kindlasti üks põhjus. Võib-olla lihtsalt õpetamisstiil on väga hea. Mis te arvate? Okei. Nii. Sai vesteldud. Raigo, kas on? Nii. Mul on teile mõlemale nüüd küsimus. Mart, mis on sinu lemmikaine koolis? Minu lemmikaine? No, vaieldamatu lemmik on mul kindlasti kunst. Nagu ja ajalugu. Kunst ja ajalugu, see on nagu üks mu lemmikutest. No tore, aga Taago, mis sinu lemmikaine on? Ma pean Mardiga nõustama, et kas kunst või siis mulle meeldib muusika ka väga. Muusika on mulle kogu aeg meeldinud ja meie õpetaja muidugi teeb ka tunnid väga lõbusaks ja toredaks. 2 very boring minutes later. Selles suhtes küll. Mis see siin on? See või? Nii, see on lift. Kas teie koolis on lift? Ma vajutan. Kutsume lift. Lift on siin samas juba. Miks te jala ei käi? Ja tegelikult läheme nagu sisse vaata, et see on tegelikult... Tema on meie huvijuht, Marja-Liisa. Tegelikult ta ei ole nii kuri. Ei ole küll. Ja ta kogu aeg vedib igasuguseid asju siin ringi, et ta on siuke hästi aktiivne meil, et ta aitab meil õpilasesindusega nagu kaasa. Üldse kõigega, mis kooliga seotud on. Üritused, kõik. Just. Ohoh, ja nüüd me oleme... See on ikooniline asi. Meie ausammas. Nagu tavaliselt õpilane tuleb kooli. Ta mõtleb, et mis ma esimese asjana tea, okei, kui sul on minut aega tunnini, siis sa jooksed tundi. Aga sa jõuad, ütleme nii, kell 7 siia kooli. Tuled kõndid seal garderoobist, vaatad paremale ja näed siukest ilusat. Vaata, kui modernne masin siit on. Early the next morning. Väga kihvt, aga nüüd selline küsimus, et kui pikk teil on üks söögivahetund? Meie söögivahetund kestab 50 minutit. See on... Ma ütleks, et piisavalt pikk aeg, jõuab kõik ära teha, jõuab söödud, jõuab võib-olla tegemata kodutööd ära teha ja üldse kõik muud tegevused ära teha, mida on vaja teha. Nii, ja meil on jälle siin üks õpilane. Tal on ikka korralik ports. Ja meil on sulle üks küsimus. Mis su lemmik koolitoit on? Tead, mulle vist kõige rohkem üldiselt koolitoit väga hea, aga alati on värske leib. Värske leib? Alati on leivavalik värske. Päriselt? Täna on isegi sakiline. Efektiga. Tead, ma ütleks, et see on nagu üks parimatest leibadest nagu koolis, seepärast, et see on alati nagu hea. Vahepeal tuleb ette... Minu lemmiktoit on pilav. Vahepeal tuleb ette, et meil on siukseid soojasi, pehmeid, värskelt valmistatud kukleid. Need on ka väga head. Ja meil on taimne teisipäev. On küll täiesti. Aga kas selline
stereotüüp, et kõik söögitädid on kurjad, et kas see peab paika, et kuidas teil söögitädidega lood on? Nad ei ole üldse kurjad, nad on nagu väga lõbusad, nad teevad vahepeal nalja, siis nad hommikuti. Tavaliselt hommikuti võivad inimesed olla siuksed natuke kärsitud või ma ei tea, paha meelega, aga nad ei ole. Ma lähen ostan mingi saiakese endal hommikusöögiks, aga nad on nagu, millist sa tahad ja bla bla bla, et see on nagu väga tore, kuidas nad õpilastesse suhtuvad, et selline kurja söögitädi stereotüübi nad lõhuvad täielikult, et sellist asja pole olemas. Aga nii. Aga kas ongi kõik, siis hakkab valmis saama? Hakkame tuuriga lõpule või vaikselt, jah? Ei, tegelikult majas on veel palju väikseid nurgakesi, mida siin avastada. Aga muidu siin väga selliseid suuremaid asju võib-olla vaadata ei olegi, et siin on suured garderoobid ja kuhu sa saad oma asjad hommikuti jätta ja siis hiljem kooli lõppedes paned jope selga ja lähed koju. Võib-olla osadele õpilastele see on kõige parem osa päevast, aga nii, jõudsimegi õue, ilus Eesti suvi. Ja vaata, nüüd kaameramees võib siin vähe filmida, meil on sambad. Aga mis sa ütleks, kas on uhke ka sammaste vahelt iga päev kooli tulla? Väga uhke on, kohati siuke tunne, et mingi Tartu Ülikooli vibe annab natuke. Võbinat või? Jaa. Meil on väga ilus ja uhke kool. Neid on kokku, oota. Väga ündel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, seda maja on väga kaugele näha ka. Ja nüüd on küsimus teile, 9-ndikud. Mis te arvate, kas te tulete tulevikus Saku gümnaasiumisse